Nonii. 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 Täna oleme siis siia stuudiosse endale külla kutsunud meie oma EBS gümnaasiumi direktori Kersti Uudla. Tere! Tere, tere! Nii, ja natuke kuulajale ka siis selgituseks, et miks me siis räägime hoopis seekord gümnaasiumist, on siis just nimelt, et EBS on siis ainuke Eesti ülikool, millel on päris oma gümnaasium ka olemas ja hästi paljudele inimestele on tulnud see üllatusena, et see pole kuidagi, teave pole inimesteni jõudnud. Ometigi kõik meie ÜF Futurum liikmed õpivad seal, et siis nüüd toome ka seda teavet enda kuulajaskonnale. Täpselt. Et alustame siis kõige esimesena küsimusega, et kiire lühitutvustus teist endast, et kuidas direktoriks saite, millega praegu tegelete ja nii edasi. Jah, et mina ei ole kooli direktoriks õppinud, et ma ei ole ka õpetajaks õppinud, et olen lõpetanud hoopiski Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna, aga sel ajal oli siis infotehnoloogia osakond oli siis majandusteaduskonna all ja tol ajal oli siis minu erialal kõige pikem nimetus, et see oli majandusliku informatsiooni mehhaniseeritud töötlemise organiseerimine. Nii et esimene pool aastat ma õppisin selle aine nime. Ja kui ma selle siis ära lõpetasin, kuidagi see rütm oli sees, et tahtsin edasi õppida ja mõtlesin, et vaatasin turul ringi, et milliseid kursuseid veel pakutakse lisaks. Ja siis leidsin, et selline kool oli nagu Estonian Business School ja neil oli magistriprogramm ja seal pakuti just täpselt kõiki neid kursusi, mida mina oleksin tahtnud nagu eraldi koolitustena võtta. Et edasi õppida natuke finantsi ja natuke ettevõtlust ja natuke majandust ja siis otsustasingi peale ülikooli lõpetamist, et lähen hoopis EBS-i edasi magistrisse. Ja no ma pole pidanud seda päevagi muidugi kahetsema, sellepärast, et kui nüüd võrrelda seda, et tavaliselt minnakse magistrisse oma ülikoolis sama aine peale, siis EBS-i magistrisse tulles, see tähendab, et kõigil on juba mingi kool või mõned koolid selja taga ja tulevad kõik täiesti erinevatelt aladelt. Et see on täiesti uus kogemus, millised grupikaaslased sa omale saad. Et üks tuleb Tartust matemaatikast, teine žurnalistikast, siis finantside pealt, siis tullakse EKast. Nii et see seltskond on niivõrd kirju ja see jah, ja muidugi EBS-i juures alati tulebki öelda seda seltskond, et see community, kes sellest pärast välja kasvab, et see on niivõrd lahe. Aga samal ajal siis, kui magistris õppisin EBS-is, siis ma tegin ka tööd, tegin erialast tööd, läksin tarkvaraga tegelema ja nii kaugele välja, et hakkasin siis rahvusvahelise tarkvara ettevõtte Eesti kontoreid juhtima. Ja ühel hetkel siis tundsin, et nüüd peaks tegema midagi muud, kui iga päevaga rohkem ja paremini müüa. Ja saingi kutse tulla EBS gümnaasiumit juhtima. Nii et minu jaoks oli ka see täiesti üllatus, et EBS-il on gümnaasium, sest siis, kui mina käisin seal magistris, seda veel ei olnud, et ma jõudsin just ennem ära lõpetada. Ja jah, ega ütleme nii, et haridussüsteemist ma palju ei teadnud, aga praegu on ju Google on ju, internet on ju vastuseid täis, vaatasin, mida koolis tehakse, mida tähendab riiklik õppekava, mida tähendab majandusõpetus, et
nii ma siis lõpuks sinna EBS-i tagasi jõudsin ringiga. et see on minu arust just hästi äge siuke lisaväärtus, et olete ise õppinud meie ülikoolis, et on ka selline teistsugune seos võib-olla ja hästi äge on ka just see, et nüüd räägime ka juba magistriprogrammist, et kindlasti et on meil kuulajaid, kes teavad, et juba tahavad kindlasti edasi õppida, et bakalaureusest ei piisa, et siis on hästi just äge, et EBS ja siis teame, et ülikool on selline kirju koht, kus satuvad igasugused karvased ja sulelised. jah, ja just see, et just see magistriprogramm on selline, kus ju kõigil on juba midagi tehtud, kõik on midagi saavutanud, sest ma mäletan, et minu pinginaaber vahepeal oli ühe väga eduka Eesti suure ettevõtja finantsjuht ja teine oli seal laevafirmadega tegeles ja no ütleme niimoodi, et kõigil oli juba mingisugune positsioon olemas ja nüüd siis nende inimestega veel lisaks sellele, et sa saad koolitarkust, et sa saad ka nende nii-öelda nagu seda kogemust ja kultuuritausta, et see on veel üks ja lisaväärtus juures. Väga äge. Väga äge tõesti. et aga liiguks siis selle gümnaasiumi poole. Et meie oleme siis 2 aastat juba EBS-i gümnaasiumis juba õppinud. Teine aasta läheb. No jah. Aeg läheb kiiresti. jah, et küsiks siis ära veel selle, et miks on EBS kool parem teistest gümnaasiumitest, et mis on eriline selles peale muidugi selle hea keskkonna, ja mida see me teame. akadeemiline on ju ja kõik see, et jah, et miks õpilane peaks valima EBS gümnaasiumi? Ma ei räägikski võib-olla sellest, miks ta on parem, aga mille poolest ta erineb. Et ja kui sa siin ennem ütlesid, et ülikoolil on oma gümnaasium, mina sa tea, äkki gümnaasiumil on oma ülikool. no just, et kus otsast vaadata. just, et kindlasti on see esimene suur eelis ja erinevus sellepärast, et see õhkkond on meil akadeemilisem ja me saame palju ära kasutada ülikooli õppejõude. Teine erinevus on kindlasti see, et meie nii-öelda kooli ained või valikained või siis kooli suunaained on ju ikkagi kõik seotud majandusega, et me ootamegi siia õppima noori ettevõtlikke inimesi, kes on huvitatud majandusest, finantsidest, ettevõtlusest, lisame sinna juurde veel ärietiketi, ärieetika, karjääriõpetuse, nii et need ained juba ise on erinevad ja muidugi see siis, kes neid õpetavad, et meil kohe hea koputada sinna ülikooli ukse peale, et andke meile ka natukene turundust ja kui meie õpilased siis majandusainetega edasi lähevad, siis neil on ikkagi juba palju lihtsam. Siis teine asi on kindlasti see, et meil on ju klassid väikesed. Ja me ei võta ju kooli vastu ainult siin 4-5-lisi, et täiesti võimalik on teha ka ühest 3-lisest 5-line väikeses klassis. Kui ikka õppimise tahet on, et siis ei ole mingeid takistusi. Ja veel üks asi, mis ma olen tähele pannud, kui küsida teiste koolide lõpetajate käest, et kelleks nad tahavad saada. No võtame kas või siin teisi kesklinna koole. Siis nende abituriendid tavaliselt ütlevad, et no ma tahaks saada juristiks või et ma tahaks saada diplomaadiks või et ma tahaks saada rahvusvahelise ettevõtte ekspordijuhiks või finantsjuhiks. Siis kui meie lõpetaja käest küsida, et kelleks ta tahab saada, siis tavaliselt ta ütleb, et tema tahab saada ettevõtjaks. Tema tahab hakata iseendale ja teistele palka maksma. Ma arvan, et see on üks selline suur erinevus, et kui nad on juba korra selle pisiku sealt sisse saanud, siis ja kas või selle õpilasfirma ära teinud, ega sellest nii lihtsalt enam lahti ei saa.
just see keskkonnaga, see mindset kohe muutub. Et nagu me ka enda esimeses osas, tutvustavas osas siis rääkisime, et tegelikult, et meil on veel kõik valikud on ees ja teed on lahti, aga see ettevõtlus, nagu see just see pisik, et ükskõik mida sa teed, sa saad olla ettevõtlik selles alas ja nagu seda siduda kuidagi. Et see minu arust on ka hästi siuke äge omadus. Ja ega kõigist ei saagi ettevõtjaid ja kõigist ei peagi saama ettevõtjaid ja seda on ka meil ju selliseid õpilasi, kes on siin 3. põlve arstid või tahavad hambaarstiks minna edasi õppima, aga kui sa avad oma hambaarsti kabinetis, sa pead ka täpselt teadma, kuidas nende tulevaste klientide, patsientidega suhelda ja kuidas oma raamatupidamist pidada ja nii, et kasuks tuleb see igal erialal, et sa ei peagi konkreetselt hakkama ise ettevõtjaks, aga väga hea on, kui oskad ikkagi seda bilanssi lugeda, ükskõik, kas siis firmas, kuhu sa tööle tahad minna tulevikus või oma ettevõtte bilanssi. Just. Ja ei, ma sellega nõustun küll, et ettevõtlust, seda ärijuhtimist on nagu igal alal selles suhtes vaja, et ja et meie oleme rahul oma valikutega. Ja praegu väga rahul. Teil praegu peaks vist just need arvestuse tunnid käima. Ja just viimane töö oli ka eile. Et aga nii veider on küsida neid küsimusi, ma ise täpselt tean kõik. Et mis võimalused on EBS-is õppimiseks, et mis on suunad ja kuna meil on ka tasuline kool, et kas on viisakas hindades vist rääkida ka? Ei, võib ikka rääkida. Loomulikult rahast tulebki rääkida. Ja ega üldiselt sagedasti on ju ka nii, et ka ilma rahata asjad, kui palju neid üldse väärtustatakse, eks ju. Aga jah, et meil on siis 3 eraldi klassi paralleeli, nii et meil on siis ainult gümnaasiumi osa, eks ju, 10., 11., 12. ja ega me palju õpilasi korraga vastu ei võta, nii et enamasti igal aastal 50 õpilast, sel aastal oli see tung sedavõrd suur, et me võtsime natukene rohkem. Ja on siis valida 3 suuna vahel ja neid peamiselt siiski eristab see, mis keeles õpitakse. Nii et oleme öelnud siis ettevõtlusklass selle klassi kohta, kes õpivad kõik ainult eesti keeles, küll aga saavad inglise keelt sinna tunduvalt rohkem juurde, kui on riiklikus õppekavas ette nähtud. Siis on meil Euroopa klass, seal on mõned ained inglise keeles, sellised jutustavad ained, nagu geograafia ja ajalugu ja ühiskonnaõpetus veel. Ja siis on rahvusvaheline klass, kus on pea pooled ained inglise keeles. Ja tegelikult see ei ole mitte selles mõttes rahvusvaheline klass, et seal on väga paljudest erinevatest rahvustest inimesi või õpilasi, aga see on nüüd selline klass, kuhu enamasti tulevad õpilased, kes tahavad oma õpinguid jätkata väljaspool Eestit, kusagil rahvusvahelises ülikoolis, et neil oleks siis esmalt see keel oleks uus, inglise keel oleks väga hea ja teiseks, et siis nagu natukene selle inglise keelega me anname kaasa ka muu maailma pildi, et enamasti meie õpetajad, kes ingliskeelseid aineid annavad, on ikkagi ise native speakerid ja see on väga oluline, sest eestlane õpetab eestlasele inglise keeles siin geograafiat või et siis võib-olla ei ole see nii produktiivne, aga just, et oleme ikkagi pidanud oluliseks seda, et me saaksime neid õpetajaid siis, kelle enda emakeel on siis inglise keel. Ja eks nad toovad siis oma sellise maailmavaate ka
ju kaasa õpetamisse ja me peame seda hästi oluliseks. Just, et meie siin kõik ÕE Futurum liikmed oleme siis rahvusvahelises klassis õpime ja ma pean ise ka ütlema seda, et see kohe pärast nagu esimest poolaastat seal 10. klassis ma tundsin kohe, kuidas see silmaring on niivõrd laiem ja kuidagi väärtushinnangud ka tänu sellele hakkasid muutuma. Hästi õpihimulised olid ka minu meelest kõik. Ma olen ise käinud 3 koolis ja ma loodan, ma ei solva mitte kedagi, 9. klassis ei ole olnud sellist õpihimulisust, et tunnis on vaikus, kõik kuulavad, räägivad kaasa, et mul endal oli kuidagi siuke veider olla, et vau. ja, et see ka just see klasside suurus, ma arvan, ka mängib siin kõvasti rolli. Kindlasti. Ja see, et eks igaüks tuleb ju õppima erineval eesmärgil. Aga kui tullakse suurest klassist ja tahetakse sinna taha pinki ennast ära peita, eks ju, et 36 õpilase seast tavaliselt ju ei paista igaüks välja, sest meil seda tõesti võimalik teha ei ole, et see tagumine pink on ka nii nähtav, et väiksed klassid ja iga ühe jaoks on ikkagi õpetajal aega. Ja, et see on kindlasti suur plussboonus, et ka, et miks me seda räägime siin praegu, et hästi kurb on see, et väljapoole on jäänud kuidagi väga siuke ma ütleks nagu drastiliselt teine mulje EBS-ist, et umbes, et see just gümnaasiumist, et ostetakse sisse ja nii lihtne ja tralalala, et see on nii kurb, et täpselt ka nagu on kurb ka ülikoolide suhtes, et siin on nagu nii raske saada, et mis ma proovin, et mul ei olnud kõiki viied, aga tegelikult ju nii ei ole, et vaadatakse ikka sind rohkem kui inimest, et seda loodame, et selle podcastiga me muudame ka natuke, et need, kes vähemalt, kes ei tea üldse, siis need teavad nüüd, milline EBS gümnaasium päriselt on ja need, kes teadsid, siis et äkki me suutsime nüüd ikka ümber kallutada nende seda senist teadmist. Aga nüüd, millised on võib-olla teie sihid või eesmärgid, et küsisime seda ka ülikoolilt, et järgneva 10 aasta jooksul, et nii kaua, kui teie olete, ütleme nii, pukil, siis kuhu liigub EBS gümnaasium? Ega me kindlasti ei saa siin praegu mööda sellest olukorrast, mis on, eks ju, tekkinud tänu sellele distantsile. Ja siin eks arvata võib, et üha rohkem läheb seda õppimist võib-olla siis internetti ja läheb võib-olla ka individuaalsemaks. Aga ütleme nii, et ega see keskharidus või üldharidus siis on suhteliselt ikkagi riiklikult paika pandud, eks ju, et on riiklik õppekava ja need ained ja need ainekavad, mis on siis ikkagi ette nähtud, need tuleb ikkagi ära teha, eks. Et ma arvan, et me oleme nagu nii juba sammukese ees sellest, et kui siin tehti neid suuri koole ja pandi väikseid kinni, ma arvan, et see suund on pigem nüüd tagurpidi. Et väiksed koolid lähevad jälle hinda ja selline individuaalsem lähenemine on kindlasti hästi oluline. Et ega me selliseid drastilisi muutusi praegu siin endale ei näegi, ma arvan, et me oleme läinud väga õiget teed ja seda näitab ka see, millised on meie tulemused, eks, et esiteks see, kui paljud jätkavad siis ülikoolides õpinguid, ega gümnaasiumisse polegi ju mõtet tulla, kui ülikooli edasi ei taha minna. Ja teine asi siis see, et mis on siis riigieksami tulemused, et nii kaua, kui neid omavahel võrreldakse, siis meil on need läinud ikkagi järjest ülesse poole, nii et ka vaadates selle kevade tulemusi, siis ikka pika puuga panime siin Eesti keskmisele just. Ära. Ja ega meil inglise keele tundides ka, et siis kui õpetaja võidurõõmsalt jälle, tuli esimene koht jälle, siis ütles, et
et lapsed, vaadake, et ma panen teile kohe juba karmimad ülesanded sisse, et jah, et tegelikult see on hästi äge tegelikult, et kui motiveeritud on tegelikult nii-öelda see EBS-i pere ka sellest, et nagu just, et need tulemused ka, et elatakse kaasa nii. Ja siin ma jällegi tooksin selle välja, et ega iga kool on nii hea, kui head on ta õpetajad. Ja ma arvan, et ega paremaid õpetajaid kui meil naljalt ei leia. Nõustun täielikult. Ja õpetaja on õnnelik siis, kui õpilane on õnnelik ja õpilane tahab õppida siis, kui õpetajal silmad säravad, nii et eks ta ole selline vastastikune sünergia. Ja teate, seal õpetajate toas on nii tore kuulda, et kui õpetajad jälle tulevad ja ütlevad, et kujutage ette jälle selline asi ja sellised uurimistööd ja sellised teemad ja ainult rõõm. Nii et see on selline sünergia, jah, mis on tekkinud ja mis on väga oluline. Ja, aga nüüd, kuna me siiski, meil see teema hüppab siin praegu niimoodi, et muidugi on hästi huvitav niimoodi rääkida ka, et kui me just ise õpime seal ja niimoodi ja direktoriga ka siin niimoodi räägime, et aga nüüd kuulajale, et kes nüüd on saanud siin hästi suurt motivatsiooni ja ikka mõtleb, et et pagan, et see EBS gümnaasium on ikka nii mõnus ja et tahaks ikka ühineda, et siis kui nüüd sellest rahast rääkida, et millised on need hinnad, millega peaks arvestama, süsteemid, võib-olla kuidas, et ülikoolil näiteks oli see mingi järelmaksusüsteem, et kuidas need on, et... Kõige esimene on siis see, toon siis välja ettevõtlusklass, nii et seal on siis õppemaks hetkel umbes 2500 eurot, et muidugi meie kodulehelt saab kõik informatsiooni kätte, nii et see on siis aastamaks. Ja rahvusvahelises klassis on see siis kuskil 3500 eurot ja siis see Euroopa klass jääb sinna vahele. Nii et kui see nüüd kuude peale ära jagada, ega see õppemaks nüüd nii väga suur ei tulegi, sest sinna nüüd enam mitte midagi muud juurde ei lisandu. Et kõik, mis on ikkagi õppekavaga seotud, katab see summa ära, nii et töövihikud, raamatud, kõik on selle sees, õppekäigud on selle sees, sinnamaani välja, et kui meil on näiteks spordipäev talvel, kui peaks tulema veebruaris lumi maha ja on ette nähtud, et spordipäev on kusagil suusatamisega seotud ja õpilane ütleb, et oi, ma ei saa, mul ei ole suuski, siis ka need suusarenditasud on selle õppemaksu sees, sest see on ikkagi õppekava osa. Või kui me lähme siis kui lund maha ei tule, lähme hoopis võib-olla uisutama, siis ka need uisud, kellel oma uiske ei ole, siis me need rendime. Nii et tõesti kõik see, mis toimub siis koolis seotud õppetööga, sellele mingisugust lisaraha juurde ei küsita. Et tegelikult ma ütleks, et kuna just tänapäeva ühiskond on mugavusühiskond, siis see on nagu väga mugav, et maksabki kohe nagu selle ära ja siis ei pea pärast neid sente kuskilt pere pealt kokku ajama, et pagan, et pidi sulas maksma. ja mingeid klassirahasid ei koguta ja kui on õppekäik kuhugi ülikooli laborisse, tellitakse bussid ette ja see on kõik juba kõik õppemaksust kinni makstud. Ja, et see on kuulajale kindlasti väga selline hea asi teada ka, et paljuski ongi see, et need kohe hinnad ehmatavad ära, aga just, et teada neid tagamaid, et siis just... Terve aasta peale ja kui me nüüd kuude peale selle ära jagame, siis ega ta nüüd ei tulegi. Ei tea, mis suur summa, eks ole. Just. Ja nii. Nii, aga nüüd kõige selle jutu peale, kui keegi kuulaja mõtleb, et okei, nüüd mina tahan EBS gümnaasiumisse tulla, et mida ta saaks teha nii-öelda ettevalmistusena, et ma ei tea, mingis aines väga pingutada või kirjutada juba motivatsioonikirjad või midagi.
No nii kaua, kui meil on riigieksamid eesti keeles, inglise keeles, matemaatikas, siis kindlasti ka meie vaatame neid põhikooli tulemusi, sest need riigieksamid on ju enamasti ülikooli sisseastumise siis eelduseks. Mida ma põhikooli õpilastele soovitan, lugege raamatuid, sest nii sagedasti, kui ma küsin vestlusel, et kas sul ikkagi aega jääb ka raamatute lugemiseks, siis no ei olda palju lugenud, et see ikkagi avardab silmaringi. Nii et ega siin palju muud ära teha ei olegi võimalik, et lugege raamatuid ja nagu ma ütlesin, et alati ei ole mitte see hinne, see kõige olulisem, kui õpilane ise on ettevõtlik ja tahtmist täis, siis on kõik uksed valla. Et see on väga hea tegelikult, et see raamatujutt tuli siin esile, et see oleks nüüd, ma arvan, väga hea asi lõpetuseks ka, et meie eelmises, ehk siis kõige viimases intervjuus Rändi Padar mainis ka just seda raamatute lugemist ja tegi siis kuulajale soovituse, et tema elu muutvaks raamatuks oli siis rikkaks saamise õpik. Yeah. Et aga mida teie soovitate meie kuulajal lugeda? No nii, ma hakkasin mõtlema, mis see minu laual praegu on, et neid ma ilmselt ei soovita, aga hästi palju igasuguseid raamatuid on ju praegu tõesti, et minu laual on ikka rohkem need juhtimisega seotud raamatud, aga tegelikult ega Rändi soovitus oli väga hea. Nii et tegelikult on see, et lihtsalt lugege ja võib-olla siiski, teate, minule avaldas väga muljet Richard Bransoni raamat. Ma ei tea, kas see oli nüüd see esimene või see on Süütust kaotades. Okay. See on tema ettevõtjaks saamise lugu ja kuidas tema sellel ajal ikkagi kõikidest nendest ahvatlustest suutis nagu loobuda ja kuidas seal on üks selline koht, kus koolidirektor tema kooli lõpetamisel surub Richard Bransoni kätt ja ütleb, et congratulations, Mr. Branson, et siin on nüüd 2 võimalust, kas teist tuleb kurjategija või te saate miljonäriks. No läks nii, et ta sai miljardäriks, eks ju. Et tema tegemisi olen mina kui jälginud ja temast on mitu raamatut ilmunud, aga vot just see süütust kaotades, vot see on, mida ma soovitaksin. Ja ma arvan, et see on täitsa okei lugemine ka põhikooli lõpus. No väga hea, nüüd siis kui sina, meie kallis kuulaja, nüüd tundsid, et EBS Gümnaasium oleks sinu jaoks õige kool, siis võta kätte see raamat ja siis kindlasti vestlusel maini ära, et sa kuule. Ja, no siis on juba osa punkte saadud. Aga suured tänud teile, meil oli väga meeldivad pooltunnikest siin teiega vestelda. Ja loodame, et sellest podcastist oli siis paljudele abiga. Jah, aitäh teile ka ja koolis näeme. Koolis näeme. Purgis.